Tšau, kallid sõbrad! Täna meil tuleb väga piinlik episood, sest et me hakkame lugema teie elu kõige piinlikumaid lugusid. Ma lasin selle kondoomi kogemata näkku. Päris piinlik oli. Kui vana see inimene on? Piinlikutele lugudele reageerimine meie kanalil vist üks kõige tahetumaid videoid. Ja kuigi see eelmine video oli väga piinlik, siis siin on meil nüüd kordades rohkem lugusid, seega... Võib-olla pajatame isegi mõne oma piinliku loo sinna sekka. Ma ei tea, kas me julgeme. Ja siin me peame välja valima ka meie lemmikloo, kellele siis tuleb auhinnaks 50 eurot meie e-poe krediiti, kus me siis praegu on müügil pusad, aga varsti tuleb midagi üliägedat. Sokid. Üliägedad sokid. Tõesti ägedad sokid. Ja ma võin öelda, et selliseid sokke Eestis ei müüda. Jep, aga hakkame pihta. Davai, mul on esimese loo. Ühel päeval bussis tahtsin olla ülisõbralik ja pakkuda oma istekohta vanaprouale, kes seisis mu kõrval. Tõusin püsti, naeratasin laialt ja ütlesin, palun istuge. Proua vaatas mind alt üles, tõstis kulmu ja ütles täiesti külmalt. Ma olen 32. Kogu buss läks naerust lõhki. Mina seisan punase näoga püsti ja muidugi jäi koht ka tühjaks, sest ta keeldus istumast. Ma mõtlen, et raudselt, seal on tihtipeale see, et kui sa oled alla nagu mingi 40-aastane, siis sa tunned ennast nagu iga aastaga nagu mega vanalt. Meil on nagu sõpra, kes on 26 ja nagu, issand, pushing 30, ma olen nii vana. Ja mõtle, 32-aastasel naisel on ka ikkagi see, et vanus on ikkagi hirmutav juba. Ja siis veel keegi niimoodi ütleb väga heast südamest. Anname, kas te soovite istuda? Anname hinnangu sellele. Ma on suht selline 90 lugu. Mulle tõesti meeldib see lugu. Nõus, ma panen ka 9. Nii, lähme järgmise juurde. Ma lasin ükskord kakapüksi, kuna ei teadnud, mida teha. Vahetasin trullad ära ja viskasin lakke need jalad sinna kinni. Ja käsi oli kakaga koos, nii et palusin enda õel, ta tooks paberit mulle juurde. Aga unustasin, et mu käsi on kakaga koos, tänu millele sattus mõe käe peale. Ta karjus ja röökis. Lasin ta vetsu ja kuidagi saatuse võtmes kukkusid need täis kakatud püksid talle näkku. Long story short, mõde pole endiselt mulle andestanud. Ma ei andestaks ka. Vaat see on nii julm lugu, et mul on nagu raske komprehendida, kas see on päris või mitte. Ma tahaks detaile. Kui vana see inimene on? Ja siis kui sa oled 32, nagu see naine seal bussis, siis on ju veits kehva lugu. Ei no, aga seal on suure vahe, et kas sa oled 12 või sa oled 2-aastane, sest nagu kui sa oled mingi 3-aastane toddler, siis ma nagu, võib-olla sa ei saagi midagi aru ja sa viskadki mingi lakke ja ma ei saa aru, kui see sinne kleepu, sest mul on nii palju küsimusi, see on nii rõve lugu, mulle ei meeldi. Ja kui sa oled 3-aastane, kuidas sa mäletad üldse midagi nii hästi? Kas sa mäletad, mis sa 3-aastaselt tegid? Jaa, ma peaaegu uppisin ära, kui ma mingi 4-3 olin. See oli põhimõtteliselt, et me läksime perega Egiptusesse, ema ja isaga. Ja see oli üks päev, kus mu ema isa oli nagu, et okei, nad võtavad nagu mingi hotelli lapsehoidja on. Ja siis oli see, et ma tegelikult oskasin ujuda, aga lapsena sa alati üle hindad oma piire. Ja siis seal oli üks bassein. Siis ma mõtlesin, et mis seal ikka? Ja siis ma läksin, jooksin sinna ääre peale, hüppasin vette ja mul on see nagu mälupilt sellest nagu veest nagu olemas, kuidas mul on nagu silmad lahti ja ma nagu kuidagi muidu lähen vett kurku ja olen seal ja siis lõpuks see lapsehoidja tõmbab mind veest välja. Ma ei tea, pragab muga on kuri mu peale, ma ei mäleta midagi muud, ma ei mäleta täpselt detaile, aga ma mäletan seda nagu mälupilti, see nagu mingi sinine basseini vesi, kus nagu see päike sillerdab veel, vaata veeb basseini põhjas ja see oli suht hirmus. See on karm. Jaa. Väga karm tegelikult. Mingi lapseaia töötajad ja lapsehoidjad, neil on mega suur vastutus. Õnneks lasteaias ei ole tihti basseine. Ma olen põhjusega. Aga mis me sellele kakaloole paneme hindeks? 3, mis on siit lugu. No pun intended. Mis ei ole hea lugu, nagu sorry, not sorry. Tore, aitäh, et sa saatsid meile selle loo, aga siin videos ma olen täiesti aus, kui mul lugu ei meeldi, siis ma ütlen, mul ei meeldi see. Ma loen järgmise ette. Käisin kunagi kaubanduskeskuses ning ostsin sõbrannale sünnipäevaks nokukujulise õhupalli. Ja mis sa selle õhupalliga nüüd tegid?
Kaubanduskeskuse ees oli mega libe, kuid ma ei pannud tähele. Ma lendasin tagumiku peale ja püsti tõustus nägi, et eemal vaatasid mulle otsa suur kamp teismelisi poisse. Nad kõik nägid, kuidas ma olin kaubanduskeskuse ees tagumiku peale kukkunud ning mul oli nokku, kui oli nõupall käes, väga piinlik oli. Ei no see, et sa kukud, see ei ole hullu, aga see, et sul on käes nokku, kui oli nõupall, on päris irooniline. Mind ainult ma mõtlen, et kui suur ta oli ja kui detailne. Mihkel. Ei no see väga suurelt nagu määrab selle, kui piinlik sul on. Ma arvan, sellised, no ei. That's an inside thought. That's a quiet thought. Nagu see on selline nagu vaikne mõte, mis sul oli. Aga minu meelest see on päris hea lugu. Ta on suht selline solid, ma paneks 7. Ja. Aga ma loen järgmise ka. Mul on 2 väga piinlikku lugu, 2 tükki. Tavai. Ma olin Kekatunnis ja me tegime venitusi. Kekas oli mingi 17 inimest. Me tegime venitust ja venituse ajal ma lasin peeru. Minu taga oli veel 3 tüdrukut, kes hakkasid kohe hinge kinni panema. Poisid kuulsid ka, aga nad hakkasid naerma. Õppisid teinud sellest välja õnneks, sest see oli umbes pool aastat tagasi. See on siiamaani mul meeles. Ehk ta tegi spagaati, lasi kärtsu peeru ja siis kõik panid tähele peale õpetaja. Jah. No ma olen ikka korralikult bussu Miks sa oled poiss ka? See on teine. Seal on see, et nagu kui mingi mees peeretab, siis on nagu mingi ho-ho-ho-ho, aga vaata nagu kui mingi tüdruk nagu peeretab, siis on nagu mis see tegi või nagu it's the same. Ainult naiste seas. Vaata, see on see, et naised arvavad teistest naistest Mihkel, kui me läksime sisuma ja poistega, kõik chilliks koos. Ja sa laskisid räige kärtsu peeru, kõik hakkaks naerama ja oleks nagu tähendab, et sa kuud on. Ei oleks! Andke kommentaariumis teada. Ei, Mihkel, ärge andke! Ütle, mis sugu sa oled ja mis sa arvad, kui naised lasavad peeru. Mihkel, lõpeta! Let's get deep nagu. Vaata, need inimesed päriselt arvavad sellest. Mihkel, ole vait reaalselt. Nii teine lugu. Ma hakkan väga kergesti naerma. Ma olin sõpradega sööklas ja samal ajal, kui ma jõin, tegi mu sõber nalja. See oli väga naljakas nali ja mul hakkas ninast ja suust vett välja purskama. Mu ninast purskav vesi läks minu kandikule ja minu ees istuva sõbra magustute sisse. Juu! Mu sõbrad tuletavad seda siiamaani meelde. Kui ma vett joon, siis ütlevad nad mulle, ära Godzillat tee. See on väga piinlik ja umbes 2-3 kuud hiljem juhtus sama asi. Oota, ta siis 2 korda tegi sama asja või? Kuidas sa ei õpi? Mul on ka tulnud toit ninast välja. Juu, mis toit? Ma mäletan, et vene keele tunnis mingi aeg, ma sõin taga mingi neid kummikomme ja siis mul pinginaaber või keegi kõrvalt tegi mingi räigelt hea nalja ja siis see on alati, kui sa ei tohi naerda. See on alati, kui sa ei tohi naerda. Siis mina samal mugin oma kummikomme ja siis lihtsalt plahvatasin naerma ja pärast paar minutit nuuskasin kommitükke välja. Nästi! See on nii rõve ju. Kuidas sa said vene keele tunnis kummikomme süüa? Kuidas see lubati? See on üks vähem hullemaid asju, mis seal tunnis juhtus. Mina ütleks nendele lugudele. Need ei olnud minu arust väga naljakad, ma ütleks selline 4,5. Ma paneme 4. Aga aitäh, et sa loo saatsid. Selles mõttes ma lihtsalt brutali honest seda ei. Aga ma ikkagi tahan teada, et kommenteerige, mis te sellest naiste puuksutamist teemast arvate. Ei nagu lihtsalt scientific purpose. Okay, võib-olla kõik naised ise oma peas mõtlevad ja tegelikult keegi teine ei mõtle. Nii. Ei, mul oli küll selline asi. Ma olin laagris. Sa ise charge'id teisi? Kuula, ma olin laagris. Ja siis me kuulasime samal ajal, kui laagris mingi kasvataja rääkis mingit juttu ja siis me istusime muru peal. Siis tuli mingi räige bussuais. Ja siis kõik oli nagu, kes see peeretas? Ja siis üks tüdruk nagu väga julgelt õunis, et mina, ups. Ja siis poisid on nagu, nii rõve. Et tegelikult mul on olnud real life experience. Tead, mis? Mul oli üks väga piinlik lugu. Mida? Maia on mulle rääkinud. Ei! Mida? Ma räägin. See, mis klass... Ei! You can own it. I cannot own it. Maia oli siis oma vist koridoris olite kuskil ja siis sul oli nagu hea sõber kõrval. Ja siis Maia lasi kärtsu peeru. Ja siis ei, ma ei lastud kärtsu. Ei, Neeli, mis sa tegi? Ei, see oli Liisi, mis sa tegi? Põhimõtteliselt jah, ma tegin väikese bussulapsena. Poisid olid kõrval ja siis ma olin nagu, see oli nagu täiega uss-move, see oli täiega bitch niimoodi teeks. Ja ma olin väike bitch selles hetkes. Ja siis ma süüdistasin oma sõbrannut, et mis sa lasid sellise peeru. Ja ta siiamaani mäletab, ma tunnen siiamaani sitest ennast selle pärast. See oli nagu nii nõme asi nüüd teha.
Jah, see on täiega nõme. Väga piinlik sinu pärast. Mul on second hand embarrassment praegu. Päriselt? Natukene. Aga ma võtan järgmise loo. Olin mingil nädalavahetusel sõbraga ja siis olime poes. Korra eraldusin sõbrast ning läksin kuhugile jooke vaatama. Ja kui olin omad asjad ära vaadanud ja läksin sõpra otsima, siis mõtlesin, et ülinaljakas oleks sõbrale käe õlale panna ja öelda: "Jou emme, igatsen sind." Ja ma tegin seda, kui järgmisel hetkel vaatab mulle otsa täiesti võõras inimene. Ajusin sellel hetkel maa alla, vaatasin talle piinlikkusega otsa ja hakkasin naerdama. Vabandasin ja otsisin oma sõpra edasi. See on nagu kõige hullem, kui sa oled inimesed avalikus kohas sassi. See on räigelt piinlik. Oi, vist rääkisime seda eelmises piinlikute lugude episoodis, aga kunagi oli see, et me tellisime takso ja siis me ootame tänava peal ja vaatame, et mingi kaubik sõidab ette. Ja see on nii piinlik. Ta aeglustab täpselt meie värava juures. Nii, me oleme seal tee kõrval ootame, et meie takso jõuaks. Nii, ja siis tuleb üks kaubik, sõidab tänava peal ja aeglustab ja jääb täpselt pidama meie värava ees. Ja siis me teeme ukse lahti ja lähme istume sisse. Ja mida me näeme? Seal on mingi asjad tal kuskil tagaistmetel, me natuke lükkame asju eest ära on ju sinna keskele poole. Ma veel vaatan pagasnikus on mingi jumala veidrad, mingi kuradi roostetanud rauast, mingi vigurid. Ja tal oli toiduasjad olid nagu kõrvalistmel. Ja ees on ju. Ja siis vaatab meie poole mingi habe. Mida te teete? Mida te teete? Kes te olete? Mingi habemik. See ei ole takso. Ei ole! Minge välja! See on välja, see oli nagu reaalselt, kuidas see juhtuda sai, nagu kuidas see nagu... Mulle meeldib eriti see, et me nagu istume sisse ja see pilt on täpselt vastupidine, milline peaks üks takso olema. Ta oli nagu seest katkine auto, mis oli kola täis. Ja me veel istume sisse, hakkame ust kinni tõmbama, on ju. Oi jumal. Ühesõnaga... Minu arust see on väga äratuntav lugu, et ma paneks sellele mingi selline 8. Ma paneks 9,5. Ei, ma paneks 2. Paneme 9. Okei, paneme 9. Minu arust see on sama hea kui see vananaise lugu. Okei, ma loed ühe veel. Miskel, ei. Ma kõndisin kooli ja märkasin, et kedagi pole koolis. Siis läksin oma klassiruumi, seal polnud ka kedagi. Läksin koju ja ema küsis, kus sa käisid? Käisin koolis, vastasin mina. Aga tegelikult tuli välja, et oli laupäev. Ja kusjuures mul on midagi täpselt samasugust juhtunud. Ma mõtlesin, nagu, kes on nii loll, kellele juhtuks midagi sellist. Ma ei mäleta, kas see oli nädalavahetus või oli mingi riigipüha, aga ma mäletan, et ma läksin kooli, vaatan, miks kedagi ei ole ja siis ma saan aru, et aha. Aga su vanemad ei teadnud öelnud sulle, et ma olin üsna iseseisev koolis käia, et ise rongiga sõitsin Nõmmel. See ei olnud veel isegi algklassides, vaid see oli nagu põhikoolis. See oli nagu peale 6. klassi. Kas sa ütled, et ma olen veel lollim, kui sa arvasid või? Ei, ma lihtsalt olen imestunud, kuidas selline asi juhtuda sai sul, kallis. Ei, no ma ei tea, oled vaata kooli rütmis ja siis lähed ja... Aga mis paneme indeks? Panen 6. Nii, ma loen. Kord, kui olin ülikoolis, osalisin esimest korda ühel suuremal seminaril. Seal oli väga tähtis professor, kes pidas oma ettekannet. Kõik kuulasid teda nii tõsise tähelepanuga, et toas oleks võinud kuulda nõela kukkumist. Istusin teises reas, sõbrad kõrval ja mul oli kaasas pastakas, millel oli see nöpsakas ostas, mida saab klõbustada. Teate küll, see klõp. Ma ise ei märganudki, kui palju ma seda näppisin ja täiesti hajameelselt seda klõpsima hakkasin. Nii harjumuslik tegevus. Jumala mõnus. Jumala klõps täiega mõnus. Kui lõpuks aru sain, et terve saal oli pööranud pilgud minu poole ja isegi see tähtis professor hakkas pausi pidama, siis oli juba liiga hilja, sest minu kõrval olev sõber viskas otsustavalt minu pastaka põrandale ja ütles, anna nüüd ometi rahu ja kõik purskasid naerma. Vaata, see on üks asi on see, kui sa klõpsutad, kõik sa vaatad, sa paned ära ja telugu edasi. Aga see, et su sõber veel paneb sellele lihtsalt mingisuguse pantsaka otsa, see on väga naljakas. Ta hiitis minema lihtsalt, anna lõpuks rahu. Aga samas jällegi, vähemalt see sõber minu arust tegi talle teene. Muidu oleks selline, et sul on piinlik vaata, et mis just juhtus, ise saad aru. Aga see viskab sellise koomilise vindi sellele olukorrale peale ja tegelikult ta veits päästis seda inimest. Ma tegelikult ütleks ka, sest et see ongi see, et sa nagu
teadvustad seda, et haha, ma tegin seda just ja nii on. Jah, et see on, aga see on päris piinlik, jah. Mis paneme hindeks? Minu meelest ta ei ole ikkagi piinlik kui need mingid teised. Ta on, ütleme nii, et ta on päris piinlik ja ta on täpselt selline piinlikustase, mille peale öösel, kui sa ei saa magama jääda, siis sa mõtled. Aga ta ei ole nii naljakas, aga ta on selline piinlikkuslevel, mis ikkagi sööb seest päris. Ma ütleks selline 7. Jah, 7. Tahad veel lugeda? Ma loen. Mul juhtus selle aasta juunis klassireisil Rootsis üks väga piinlik lugu. Niisiis laeval korraldati noortele üritus, kus inimesed said lauamänge mängida ja karaoket laulda. Ma mõtlesin pikalt, et kas tahan minna või mitte. No ja lõpuks ma otsustasin, et ma lähen. Kirjutasin siis paberile, karaokes, kirjutasin paberile, mis laulu ta tahab ja tahtis Olivia Rodrigo laulu Good for you. Aga ta oleks pidanud kirjutama nagu Good 4 you. Ja siis see naine, kes karaoket tegi, arvas, et ta mõtles Selena Gomezi laulu Good for you, mille sõnu ta ei olnud elu sees kuulnud. Ja sõnad olid küll teleka ees olemas, aga tempolt oli see laul kiire ja inglise keeles, nii et ta ei osanud nii kiiresti laulda. Siis ta passis seal ja keegi ei kuulnud peaaegu midagi ja mind hirmutas ka veel see, et teised, kes olid laulmas käinud, käisid grupiga ja mina olin ainuke, kes laulis üksi. Reaalselt karaoke on minu jaoks piinlikumaid asju, et ma olen nii halb nagu laulmises ja ma ei tea üldse sõnu ja see on nagu mingi aeg vaata, kui me käisime su vanade klassiõdadega, vendadega karaoket, siis me laulsime seda mingit laulu, mida ma isegi nagu enam-vähem tean. Pärlipüüdjad. Ja siis mul oli ka nii piinlik, sest ma lihtsalt nagu ei tule välja. Ehk üsõnaga karaoke on nagu räigelt piinlik. Ja et ma nagu täiega fiilin. Karaoke puhul on kõige halvem see, et ma ütleks, ma pean 5 päris hästi. Ma olen kooris käinud, ma olen muusikakooli lõpetanud kiituskirjaga ja ma nagu pean 5, ma tajun muusikat. Aga karaokes sa ei kuule üldse ennast või nii raske nagu ennast kuulda. See on ka see, et kuule, kas ma üldse nagu laulan õige viisiga või sa ei kuule ennast. Minust see on see, mis häirib seal. See on see, et kui sa lähedki nagu mingi purjus peale, aga mingi pärlipüüd ja olla kõik, siis on nagu suva. Aga kui sa tahad nagu normaalselt laulda seda, siis on raske. Ta on keeruline. Ja, aga ta on päris piinlik. Aga ma arvan, et ta siiski ei lähe sellele levelile, mis oli selle bussis. Ma paneks 8. Ma paneme 8. Nii. Kui ma olin 8. klassis, siis inimeseõpetuse tunnis me pidime panema kummipeenisele kondoomi ümber. Kummipeeni nagu... Ühesõnaga mitte päris peenisele. Jah, obviously! Ma mõtlesin nagu kummipeenisele kondoom, nagu kummi ja kondoom oleks sama asi. Jaa, aga see... Ühesõnaga, tol hetkel oli see väga naljakas ja siuke veider asi, mida teha. Paar inimest olid juba seal käinud klassi ees ja siis tuli minu kord. Läksin siis klassi ette, võtsin kondoomi kätte, et seda avada. Aga ma ei saanud isegi selle avamisega hakkama. Olukord oli väga naljakas ja piinlik. Ning siis lõpuks panin kummist peenisele kondoomi ümber. Kõik oli veel okei. Kuid see tuli ära võtta. Siis ma midagi tegin valesti ja õpetaja ütles, et ära hoia seda nüüd. Nii muidu voolab sperma sealt välja. Ma hoidsin enda naeru nii tagasi kui võimalik. Siis viimasena pidi sellele sõlme peale tegema. Ma üritasin, aga ma ei osanud tollel ajal isegi õhupallile sõlme teha. Rääkimata mingist libedast kondoomist. Mul läks nii kaua aega, et juba kutsuti järgmine inimene klassi ette. Ma venitasin seda kondoomi igat pidi, et see sõlm sinna peale saada. Ja siis õpetaja keeras korraks selja, et paberit kraanikausi juurest laua peale tuua. Ma lasin selle kondoomi kogemata lahti ja see lendas talle põhimõtteliselt näkku. Päris piinlik oli. Ikka väga piinlik. Nagu päris piinlik indeed. Sellist olukorda ei saa väga seletada ka. Vabandan siis õpetaja ees mitu korda, ütlesin, et see juhtus kogemata. Lõpuks käskis ta mul oma kohal istuda ja kirjutas märkuse. Ma ei mäleta, mis seal täpselt kirjas oli, aga mäletan, et kui ema e-kooli vaatas, siis ta oli päris palju küsimusi selle märkuse kohta. Kuigi ma olen teinud koolis palju pättust, siis ma ei ole ühelegi õpetajale kondoomi näkku lasknud. Peaaegu näkku. See jumala tõjanud, selline hea asi, mida nüüd lisata. Kõigepealt juba see on minu arust nagu natuke nagu õpilaste täielik kiusamine, kui peab nagu ükshaaval kutsuma õpilasi klassi ette ja siis nad nagu demonstreerivad kõigile, kuidas kondoomi peale panna. Ma just see nagu õpilasi kuidagi nagu alandav või nagu
Ma ei tea, kui meil see oli, siis oli päris fun nagu. Aga kas sa pidi ka ükshaaval klassi ees käima või? Meile käisime, nojah, põhimõtteliselt. No päriselt, sest meil nagu ei olnud. Ja paned selle peale ja siis ma mäletan, et üks tüüp pani kondoomi peale ja siis hakkasid ära võtma ja siis muidu on see, et sa pead selle, kuna sinna tekib mingi vaakum just. Mikkel, ära anna sex education'it siin palun nagu. Ühesõnaga, sa pead selle keerama maha, aga see tüüp tõmbas lihtsalt, aga tõmmates ta lihtsalt ei tule, sest et ta ongi mõeldud, et ta seal peal oleks. Tõmbas, siis tuli räige pauguga ära ja siis õpetaja pani talle 2 selle eest. Ma ei tea, minu arust nagu see tundub nii kuidagi. Minu meelest see tundub nagu normaliseerinud, see on nagu tavaline asi. Aga ei, aga minu arust see pigem tundub nagu see, et klassi ette sa pead minema ja siis kõigi ees mingi kondoomis. Ei, meil ei olnud. Meil nagu, meil oli hästi Te ei saanud sekseid? Ei, me saime, meil oli väga tore. Väga tore, et teil väga tore. Okei, kuulge, aga lähme nüüd nende kondoomide ja seksi teema pealt võib-olla edasi. Ütleme, see väga piirma panen 9,5 tead. Ja terve klass vaatab ja loomulikult rääkimata sellest, et see lõpuks siin õpetajale näkku. See oli, minu arust see ongi see kulminatsioon, see ongi see püänt sellel lool. Muidu on lihtsalt chill, vaata. Vot, ma loen järgmise. Kõik algas täiesti süütult. Oli esmaspäeva hommik. See päev, kui isegi kohv ei taha sinuga koostööd teha. Ma ei ärkamisega hiljaks. Juuksed olid nagu linnupesa ja mul oli täpselt 7 minutit, et kooli jõuda. Tormasin vanni tuppa, haarasin esimese pudeli ja kallasin pähe. Lootas, et see on šampoon. Oi, see ei olnud šampoon. See oli kehaõli. Juuksed olid libedad nagu angerjad ja mul polnud aega neid pesta. Panin mütsi pähe ja jooksin kooli. Kõik oli veel kontrolli all, kuni müts tunni all maali viis. Lõpetaja seletuspeatus ja vaatas mind. Kas sa kasutasid juuksekeeli või õli? Ma proovisin naljaga päästa olukorda ja ütlesin, see on uus läikiva aju šampoon, aitab mõelda paremini. Klass nääris nii kõvasti, et isegi koristaja tuli vaatama, et mis toimub. Aga see polnud veel kõik. Päeva lõpuks hakkas mul veel see õli otsa esisele voolama ja see tõmbas kõik tolmu külge. Nii et ma nägin välja nagu veidi higine tolmune pirukas, kes eksis keemiatundi. Sellest päevast peale hüüavad sõbrad mind vahetavahel hellitavalt õlijuukseks, õlipats. Ja teate mis? Ma võtan seda komplimendina, sest vähemalt läigivad mu juuksed endiselt. Mida? Miks sa lihtsalt mitte kooli läinud? Ta oli eeskujulik, kohusetundlik, tubli õpilane. No ikkagi on see, et sa näiteks, ma ei tea, see esimene lugu vaata, kus trussikud lendasid lakki, siis see ei ole see, et mul on käed sitased, kurat, ma pean kooli minema, ma ei jõua neid ära pesta ja siis sa lähed kooli vaata, et sorry guys. Nii rõve. Et ma ikkagi näen, et nagu saad selle ju maha pesta. Kõigepealt ma eeldan, et ta oli poiss. Arvad või? Jaa, sest poiss paneb siis mütsi pähe. Tüdrukul on see, et nagu, kui sul on juuksed ikkagi õlised. See tundub juba nii rõve. Sul on vaata juuksed õlised, vaata sul on see, et kapuuts pähe, keegi ei tea, et sa oled nagu õlipea, vaata. See on rõve. Nagu mul on kõige nagu vastikum on isegi, kui ma vahepeal keelijuustesse panen, siis on nii vastik kuidagi, et pehas on mingi rõve ja ma mõtlen, et õlised. Mina panen juustesse õli, sellepärast, et see on nagu juust. Mitte kehaõli ja no minu meelest see pole piinlik, see on lihtsalt rõve. Ei ole, see on täiega piinlik. Paneks 0 sellele. Ei, minu arust on piinlik lugu, see on päris hea lugu. Sest mina imetan selle inimese sellist kohuse tunnet, et ta ikkagi läks kooli. Pane 7 või pane 8, mis on päris hea lugu. Aga enne kui me jõuame viimaste lugude juurde, siis kui teile selline formaat meeldib ja sooviksite sellele ka 3. osa, siis näita seda, pannes sellele videole like, nii ka all kirjelduses on link ühele dokumendile, kuhu te saate anonüümselt oma piinlikud lood saata. Ja võib-olla jälle kõige piinlikum lugu saab auhinna. Aga palun ärge valetage, sest et kohe, kui me siin detektime, et tegu on bullshitiga, siis kui te tahate olla ka osa videotest, näiteks nagu siin on aidanud meid Kitiliis, Sigrid, Rebecca, Kristella, Miieli, Kätlin ja Riona, kes on siis hinnanud kõiki neid lugusid juba 1-10-ni, et aidata meil välja valida selle video jaoks kõige paremad, siis mine follow meie Instagrami, sest et kui me teeme 3. osa, siis meil on ju ikkagi vaja jälle, kes aitaks meil neid ägedaid lugusid hinnata. Like oma lugu kommentaariumisse ja Instagramile follow. Aga ma loen järgmise.
Nüüd tuleb üks bussilugu veel. Bussilugu, minu lemmiku. Olin sellel ajal umbes 3-4 aastane. Olime emaga bussi peal ning nägin, et mingi vana proua tuleb bussile. Karjusin üle terve bussi. Emme, miks see vana mutt nii paks on? Usun, et mu emal oli väga piinlik sellel hetkel. No jaa, oli küll. Siiamaani mõtlen, et miks ma pidin seda ütlema ja veel karjudes üle bussi. Ma ka ei tea, miks sa niimoodi teed. Ma ei tea ka. Nii kahju ja nii kurb. Jaa, täiega. Aga nagu ütlus, lapse suu ei valeta. Lapsed on hästi brutally honest. Ei ole seda filtrit, et mida öelda ja mida mitte öelda. Ja tundub väga piinlik su emal eriti. See tundub aga ma võtan järgmisekki. Davai. On üks poiss, kes mulle meeldib ja ma talle. Me oleme pestud, aga nädal aega tagasi tema väike vend ja mu sugulane lükkasid mind Võhma bussijaama vetsu ja siis lükkasid selle poisiga järgi. Ehk siis tema parima sõbra, kes mõlemale meeldivad, ma saan siis aru. Aga ainult mina ja see poiss teame, mis seal vetsus juhtus. Sulgudes. Me tegime kalli. Siis, kui teised poisid tulid ukse eest ära, et me saaks välja, siis poe juures olid mu tädid ja tädid nägid, kui ma selle poisiga bussivetsust välja tulin. Ja siis hakkasid kõva häälega laulma, et nunnu käib poistega vetsus la. Ja mitu korda. Ja eile oleks peaaegu sama juhtunud. Oh. What the hell? See on nunnu, et nad kalli tegid. See oli väga armas noorte armastuslugu. Armas plott. Ja ma olin nagu, et mida seal? Ei, kalli. Vaata, ei tea alguses, mis vanusest me räägime. Ei no, aga see on nii nunnu. See on nagu, aga see tundub ka, et sõbrad lükkasid vetsu. Tegelikult on see, et natuke, et mine, ma siis lähen. Vaata, see on see nagu, et mu sõbrad täiesti lükkasid mind, aga tegelikult on nagu, tegelikult tahtsin ise ka minna. Minu meelest see on nunnu lugu. Ta on nunnu, aga ta ei ole väga piinlik. Aga vaatame, kas meil nüüd nende viimaste lugude seast tuleb võitja või siis võitja on eespool. Tavai, ma ükskord komistasin trepil ja mu sõber oli minu ees. Ja siis ma õmbasin kogemata ta püksid alla ja siis ta läks väga kurjas ja hakkas mind lööma. Ja tõmbas mu püksid alla ja see oli näha mu Disney boksereid ja mu crush kõndis must mööda. Ja mul oli väga piinlik ja kõik naersid. See toimus koolis. Koolis see on päris karm. Ühe sõnaga üks sõber tõmbas teiselt püksid alla. Miks sa oled selline sõber? No ikka vaata vahepeal kiusad teist. Ei, koolis püksid alla. Kas nagu sa oled kellelgi püks alla tõmmanud? Võib-olla koolis mitte, jah. Kus siis? Magamist. Nali, väike nali. Ma ei mõelnud seda. Tegelikult, ma ei tea, kuskil trennis vaata, nalja pärast. Mul tüürukuna nagu ei tuleks mitte kunagi pähe. Ma sellel sõbrannal tõmbad püksid alla nagu. See nagu... Aga minu meelest see on ka see, et poistele see on rohkem chill, sest et nagu mingi bokserite väel käimine on nagu hästi chill, vaata. Kas loeme viimase või? Loeme viimase. Tere! Ükskord ma olin umbes 6-7. Oli esimene lasteaiapäev ja mul oli üpriski piinlik seal olla. Pärast seda, kui ma seda tegin. Ehk ma läksin lasteaega nagu üks normaalne laps läheb. Mängisin ja nii edasi. Siis tuli hommikul söögi aeg ja ma jõin liiga palju piima hommikusöögiks. Oli ka krõbinaid piimaga. Me kõik sööme ära ja läksime ritta millegi pärast. Olime umbes 5 minutit nii seisnud, kui mul järsku hakkas juba pissi häda. Ja siis ma kartsin öelda kasvatajale, et ma soovin WC käia. Nii et ma hoidsin seda kinni, nii kuidas jõud jaksas. Mul oli selline tunne, et ma hoidsin seda 30 minutit kinni, aga tegelikult 10. Ma võtsin aega. Üks hetk ma... See on naljakas, ma arvasin, ma võtsin 30 mitte, aga tegelikult võtsin 10. Bro. Üks hetk ma lihtsalt ei jaksanud enam, nii et ma pissisin püksi. Kohutav on ju? Ja seda tuli nii palju, et põrand oli täis. Kasvatajad hakkasid kohe otsima, kes tegi seda, kuna nad nägid. Ja nad tegid nii, et nad katsusid meie kõigi pükse, kuni nad lõpuks jõudsid minune ja mina pidin üles tunnistama, et läksin, vahetasin püksid ära. See on ka nagu nii nõme, see on nagu nii nagu mõõtav lastele suhtes. Oi, et kellel juhtus, siis pärast nagu lihtsalt nagu vaatad ja ma ei tea, lased ära koristada, mitte see, et katsud kõigi pükse, et oi, kes oli selle nagu
nõme laps, see on nii nõme. Aga sa ei tea, kuidas see tegelikult oli? Jaa, see, kuidas ta praegu kirjutas, oli väga nõme, tundus. Okei, nõus. Loo moraal. Kui sul on pissi häda, siis mine vetsu. Okei, kuule, aga tead, ma olen vaikselt mõtlen, et... Valime parima loo ja jagame neile auhinna ära. Davai. Minu meelest üks sai siin 9,5. Kondoomi lugu. Meil on endal ka mingi 7. klassi huumor, kui me parimaks looks valime selle kondoomi Okei, aga võtame 3 tükki ja siis teeme hääletus. Esimene lugu on see bussilugu. See vana daam. Tegelikult mitte vana daam, vaid noor daam. Teine on see, et oli sõbraga sleepover. Ja see, et jõu emme, kuidas läheb, vaata, ütled võõrale. No see on teine koht või ühesõnaga, et top 3 ja 3. on siis see, et õpetajale kummiga näkku. Ja nii, komitee on otsustanud. Trummipõrin. Lugu, kus käsi pandi õlale ja öeldi valele inimesele, on väga samastutav. See on minu meelest üks kõige piinlikumaid. Kuid kuna ta ei olnud kõige piinlikum lugu... See sai 3. koha. Aga samas lugu, kus bussis 32-aastasele naisele öeldi, et vabandage, kas te soovite istuda, see jäi kahjuks alla loole, kus kondoomiga lasti õpetajale näkku. Seega esimese koha saab... Oota, kellega ütle nime? Ära ütle inimese nime. Aga miks? Mitte videos mainida konto nime. No ära, piipime ära vaat. Aga jah, nagu te näete, meil on ka 8. klassi huumor, nii kondoomi lugu võitis kõige parema koha. Seega, sina saad 50 € Cousipi kinkekaarti, mis kehtib mitu aastat, seega praegu, kui sa soovid, siis saab laste suuruses puisasid osta. Samuti paari kuu pärast tulevad välja meil Õlibänger sokid. Need ei ole need sokid, sokid. Need veel tulevad, need on tootmises. Ja siis meil tuleb veel väga palju ägedat mürtsi, nii et saad ise vaadata, millal selle 50 € ära kulutad. Teie saate ka vaadata, oma raha kulutada, kui tahate. Ja kui te tahate, et me reageeriks veel teie piinlikutele lugudele, siis pange kindlasti like sellele videole, näidake seda. Ning meil on ju ka vaja lugusid, millele reageerida, seega kirjelduses on link, kuhu te saate anonüümselt oma lood kirjutada. Aga näeme juba mõnel järgmisel pühapäeval. Davai, tšauki!